Edasi juba läheks konkreetsemalt võistluste juurde, kui alustaks siis Estonian Cycling Weekendist ja Indrek Kelk siis räägiks täpsemalt juba, kus toimub, mis toimub, millal toimub ja keda siis sinna noodata. Palun, Indrek. Tervist veel kord siis minu poolt ka kõigile ja mul on rõõm teile öelda, et hoolimata masudest ja igasugu muudest kurjadest tõbedest, mis Eesti riik ja kogu rattamaailma ka vaevavad, on Estonian Cycling Weekend sellel aastal siis endiselt 3-päevase programmiga kavas. Tõsi, tahavarud meil on kitsamad, nii nagu kõikidel rattamaailmas, seda nii võistluskorraldajatel kui meeskondadel. Ja sellest tingitud me kindlasti peame väikse mööndusi ka sellel aastal sisse viima. Aga eelkõige siis on ju sõitjad need, mis rattavõistlusele kõige olulisema pildi annavad ja alustaks siis väikse ülevaatega meeskondadest, keda meil on loota siin startis näha. Ja esimesena puudutaks siis Tohvi meeskondasid ja kui rääkida üldse meeskondade kutsumise filosoofiast Estonian Cycling Weekendile, siis meie esimene prioriteet on alati olnud see, et me püüame saada kohale Eesti Tohvid oma meeskondadega. Järgmise sammuna lähiriikide mehed, kas nüüd oma meeskondadena või siis liikide koondises, et säilitada siis seda regiooni kõige suurema ja olulisema rattavõistluse mainet ka lähiriikide sportlaste hulgas ja rattapubliku hulgas, mitte ainult Eesti keskselt. Ja siis meeskondadest esimesena siis võikski välja tuua Jaan Kirsipuu ja Mart Ojamäe selle aastase meeskonna CKT Taimit System. Siis teisena Kreekas registreeritud meeskond SP Tableware, kelle esinumbris loodetavasti meie võistlustel on Jukka Vastaranta, kes viimased paar aastat on sõitnud maastikusratas siin allanosase konkurendina nii MM-idel kui muudel tiitlivõistlustel, aga on Rabobanki kontinentaaltiimi kui ka pro-tiimi nimekirjades läbi mees, nii et vahepealsetest vigastusperioodidest loodab uut comebacki teha. 100% loomulikult nende meeskondade nimelises poolest meil täna kindlust ei ole ja seda me väga ei presenteeri. Kolmandaks oleks IST Continental Team Ukrainast, kes on siin varasematel aastatel alati kohal olnud väga löögijõulise meeskonnaga ja alati võidusõidule ka selge jälje jätnud. Sellel aastal loodame siis ka kuulsa Katjuša Eestimaa radadele tuua seekord küll nüüd kontinentaaltiimina ja milline see sõitjate nimistus saab olema, seda täpselt ei tea, aga ja Katjuša kontinentaali nimed kindlasti rattamaailmas veel ei ole tuntud, aga teades Venemaa vandepinda ja sealt tulevaid talente kogu aeg, siis see on väga tõsine ütlekatvat kõigile. Ja viiendaks loomulikult meie oma Kalev Sokoleti tiim Kuota Erki Pütsepaga eesotsas, kus siis 5 Eesti meest on, et loodame, et nad siis kõik ka startis on. Intrigeeriv meeskond ja nimi seal juures kindlasti on 6. Itaalia tiim Mihe, kes on peaaegu siia pidanud jõudma ka juba varasematel aastatel, aga ei ole jõudnud, kas nad sellel aastal jõuavad ka 100% ei saa pead anda, aga huvi neil on olemas, kontaktis oleme ja seal tiimi esinumber on siis kurikuulus Michael Rasmussen, kes siis on varasem Tour de France'i võitja ja mitmete ka negatiivsete kangelastegudega silmapaiknev mees. Ja lisaks nendele 6 meeskonnale lisandub siia tõenäoliselt veel mõni meeskond Poolast
ja nüüd viimaste kontaktide põhjal on küllaltki teadnud, et eelmisel aastal küllaltki domineerinud meeskond Kihlvestange Belgiast, mille esindaja võitis siis Tartu GP eelmisel aastal, tõenäoliselt on temaga oma võitu kaitsmas sellel aastal. Ja loomulikult kõige olulisem asi ikkagi selle aasta Cycling Weekendil on just nimelt Eesti koondis ja Rein Taagamäe osalemine seal. Ma loodan, et ma väga ei eksi, aga ma arvan, et Eesti rattavõistlustel varem ei ole nii kõrge UCI reitingu tasemega mees hetkeseisuga just startis olnud. Et Jaan Kirsipuu on ka läinud sinna 10. koha piirimail ära, aga hooaja lõpus seda küll. Nii et ma loodan, et Rein säilitab oma positsiooni seal. Ja kuigi kiirelt need seisud seal muidugi muutuvad. Ja loomulikult siis kõik lähiriikide koondised on ka kindlasti tulemas. Ja kui nüüd võidusõitudest ka paari sõnaga endast veel, reedesel päeval siis siit samast Ülemiste hotelli eest me stardipaugu anname Tallinn-Tartu GP-le. Rada on täpselt sama, mis eelmisel aastal välja arvatud nüüd Tartusse sisse sõita, kus me finišeerime nüüd kasutades uut Laia tänava silda ja sellega kaasnemalt siis tekib umbes peaaegu kilomeetrine sirk enne finišit, mis on senise lahendusel kindlasti palju parem, kus eelmisel aastal siis vahetud 300 meetrit enne finišit oli veel 90-kraadine kurv. Ja järgmisel päeval on loodetavasti enamus mehi siis startis ka traditsioonilise Tartu GP-l, mille ring loodetavasti jääb ikkagi ka samaks, on väikseid küsimusi siin Toonuaia tänava osas, mis siis eelneb sellele Jakobi tõusule, mis on üks olulisemaid rajaosasid ja mida me kindlasti välja ei taha jätta, aga seal on natukene probleeme nii teekattega kui ka seal tulevate torutöödega. Ja nädalavahetus lõpetab siis võib-olla kõige olulisem asi Eesti rattasportis üldse, on siis Tartu rattaralli, mis on siis kõigile kasvajalgadele oodatud sündmus, kus siis saab Rein Taagamäega panna ratta ühele joone peale ja võib-olla siis vaadata talle ka mingil hetkel veel üle õla otsa, nii kaua kui seda jõudu jätkub. Ja kuna korraldajatena meie teine suur sündmus ootab meid sügisel, siis põgus meeldetuletus ka selles osas, et hoolimata sellest, et Tartu Rattamaarat on sellel aastal mingit suurt tiitlit endaga ei anna, on see siiski selle regiooni ainukene esimese kategooria UCI maastikusattavõistlus. Ja hoolimata sellest, et alla Norras võib-olla nii kõrgel tasemel sellel aastal enam ei jätka, on eelmise aasta võitleja ja Euroopa meistrid loodetavasti oma tiitlit ikkagi kaitsmas ka sellel aastal. Ja tegu on siis kinnitamata andmetel maailma suuruselt teise mägisattav maratoniga.